õnneks Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennuvilistlased Kaarel Karel ja Marko Raumann. Täna kuulete Neeruti Seltsi taskuvälingu 15. saadet ning meie saatekülaliseks on kunagine Kadrina Keskkooli vanem pioneerijuht Helgi Sihver. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! 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 Kuidas teil läheb? Ikka hästi. Pensionär on hea olla. Millega te igapäevaselt oma tegevust? Loen. Ei, silmade pärast enam ei saa lugeda raamatuid. Ma enam ei loe, muidu ma lugesin palju. Aga ajalehed loen ikka läbi. Virumaa Teataja käib ja loen ja. Nii et niisama. Nii nagu ma ütlen, et niisama koperdan. Jah. Te olete sündinud 21. augustil 1934 ja 35. aasta alguses ristiti teid Rakvere Kolmainu kirikus. Aga kust te pärit olete? Mina pärit olengi, tähendab, kodus sünnitus oli Assamala vald, Nurmetu küla. Jah. Nii et kohalik täiesti. Aga et kirikus ma olen ristitud, seda on jäänud küsimata ema isa käest. Või nad on rääkinud, võib-olla mul lihtsalt ei ole meeldiv. Ei, selle info me leidsime teie kohta. Väga meeldiv. Jah. Teie ema oli Magda ja isa August. Isa oli August ja ema oli Magda Kreitsveis. Kes nad olid? Ema oli taluperenaine ja isa oli, meil oli oma talukoht oli ja isa oli vahepeal isegi külanõukogu esimees. See oli Vene ajal oli, jah. Nii et tavalised maainimesed, jah, olime. Ja lapsi on mul 2. Poeg on, tema töötab Tallinnas, tema on, tähendab, internetiga tegeleb. Tema, tähendab, ülemused on korealased, tema kuulub nagu koreala, nüüd ta just Poolas käis, paar nädalat tagasi just käis ja lätlaste ja leedulastega koos. Ja tütar on Jõhvi põhikoolis raamatukogu juhataja. Ja. Teie eluloo saaks lühidalt kokku võtta nii nagu te ütlesite. Sündinud Eesti ajal, koolis käinud saksa ajal ja tööd teinud Vene ajal. Ja pensionile läksin Eesti ajal jälle. Kas te mäletate midagi veel Eesti Vabariigi ajast? Nii palju ma pean, Eesti Vabariigi ajast ma ei mäleta midagi, siis ma olin väike, aga mis võib küll ära märkida, mida ei saa võrrelda tänapäeva lastega, esimest korda käisin Kadilas kinos ja ma olin siis internaadis kas 3. või 4. klassis ja veel meeles ka filmi nimi, see oli Võluiva. Ja me oleme otsinud internetist, aga seda kordust pole olnud, seda Võluiva. Jah, nii et vaat, milline suur vahe on ikka praegustel lastel ja selle aja lastel. Ma olin internaadis, sest koolitee oli 4 kilomeetrit oli siin Kadilasse. Niimoodi, jah. Te töötasite hiljem pioneerijuhina ja ka vanem pioneerijuhina, aga kas te ise olite ka pioneer? Ei olnud.
ei, ma ei tea, kas meie klassist oli seda keegi, võib-olla keegi oli, aga ei, ma ei olnud. Nii et, aga see oli võõras ala oli, aga et nüüd sattus selliselt, et meie klass oli jah komplekteeritud nendest, kellel ei olnud avalduse peale kirjutatud. Seda, jah. 50ndatel olite te Alatskivi keskkoolis komsomol ja algusorganisatsiooni sekretär. Ei mäleta, võib-olla, kõik võib olla. Et kuidas te sinna Alatskivile üldse tööle sattusite? Ei, Alatskivile ju suunamine oli. Suunamine oli. Ja komisjon suunas Alatskivi keskkooli. Ja Alatskivi keskkoolis olingi 2 aastat olin seal ja siis Kallaste rajooni komiteesse viidi. Sellel viidi üle, ega seal ei olnudki enam keegi küsinud. Peipsi ääres olen. Aga väga pikalt te seal ei olnud ja ei. Läksite edasi Muugale? Tegelikult ma olin vahepeal, seda ei maksa küll kervel, ma olin vahepeal pensionär. Mul oli, tähendab, kopsud olid haiged ja sel ajal, tähendab, teine grupp oli ja teise grupiga ei tohtinud töötada. See oli siis enne Muuka minekut ja Muugalt tulingi siis Kadrinusse. Millised mälestused enne üldse Muuga 8. keskkoolist või 8. klassist koolist? Muuga oli... Meid oli vallalisi oli 7. Me kütusime 7 vana tüdrukut. 7 ja nendest ega enam elavate kirjas, kas on 1 või 2. Enam ei ole. Me olime kõik ühe vanused. Ja direktor oli Emil Lang, niisugune hästi paks mees oli. Ja esimest korda, kui ma temaga kohtusin, siis ta oli paljas, tal midagi seljas ei olnud, särki ei olnud ja oli mesipuu peale, jäi magama. Ja niisugune mälestus on jah Muugast. Ei, Muugas oli, see oli väike kool, seal oli 100, üle 100 võib-olla natuke oli. Aga Kadila, sellal kui ma Kadilas käisin, oli üle 100 lapse oli. Ja nendest isegi 8 veel oli nüüd kohal. Kui meil oli kokkutulek. Isegi palju. See Muuga kool asus siis seal mõisas? Mõisas, jah. Mõisas, jah. Kas te olete näinud ka filmi Seltsimees laps? Jaa. Et see filmiti ka seal? Kas oli nagu selline tekkis siuke... Jaa, Seltsimees laps. Kodune tunne nii-öelda? Peale selle oli lahtiste uste päev oli Muugas. Seal on, tegelikult on õigete inimeste kätes on praegu see Muuga. See mõisnik, see on Tammsalust pärit. Ja siis mõisa proua ütles, et tema käis, mitte enam minu ajal, vaid tema käis ka Muuga koolis käis. Nii et ei, Muuga kool oli huvitav. Õhtuti peale tunde käisime metsas Marjul, Jõhvikal ja Pohlal ja nii, et see oli niisugune. Head lapsed olid seal. Ja Kadrinus olid ka head lapsed, ma ei oska midagi öelda. Aga Kadrinus oli neid nii palju, et neid ei saanud kõiki tundma õppida. Ja Muugal, kui te tööl olite, siis te võtsite osa ka Kalevi sovhoosi segakoorist ja olite ka rahvatantsuringis. Jaa. Et kus te selle vaba aja leidsite kooli kõrvalt? Ei, seda segakooris ja ansamblis ja näiteringis ja Muuga ajal olime noored. Noored ja siis sai jah. 1962. aasta sügisel abiellusite te Indrek Seifriga. Jah. Kuidas te kohtusite üldse? Ikka Muugas. Tema siis õppis EPAs. Aga tal lellepoeg töötas seal Muugas, oli sootehnik oli ja tema ühesõnaga tõi ta endale abiliseks sinna ja nii et selliselt. Ja nagu te mainisite, siis teie abikaasa sai siia majandusjuhatajaks kooli? Jah, need tänu temale jah.
ja tänu sellele, et Otto Ammer ütles jah, et kui koht vabaneb, et siis noh, et ma teda tundsin ka, et siis tema kohe teatab ja teatas ka. Mis aastal te Kadrina keskkooli tööle asusite? Kadrina keskkooli peale seda lastesõimel läksin, tulingi Kadrina keskkooli, aga see ärge küsige arve. Kui te Kadrinasse kolisite, milline? Kadrinas mina elasin Viru 16 hoovi peal. Vot sellepärast ma nüüd olen seal juba paar korda käinud, et koduhoov, nii et lapsed kasvasid siin selles hoovipealses majas. Sai kas, jumal jah, 10 aastat enam-vähem või 8 või 10 aastat sai seal elada seal, jah. Seal oli 4 korterit oli selles majas oli. Jah, 2. Üks oli Suurkaevu Aini vanaema, oli meil naaber kohe ja siis oli veel meil oli jah. Nii et Kadrina on tuttav ja elatud siin jah. Aga et siin sama soovi peal just esimest korda ma tulingi vaatama, et vaatan ja siis olid tõesti, olid ajad, kui oli talv. Vaat Vello Einsopp, võib-olla olete kuulnud, kes on kehalise õpetaja. Siis, kui ma Kadrinasse tulin, siis Otto Ammer andis mul, tähendab, Vello Einsopp oli poistel, Asta Sander oli tüdrukutel ja mina olin algklassides kuni 4. klassini. Ja Otto Ammer. Ja mina olin siis nii kaua, kui tuli Palk, Raimot, seda võib-olla mäletate ka. Tema oli sõjalise õpetaja. Jah. Raimot Palk ja siis Silla Reevi ja siis ma Otto Ammer ütles, et noh, et te annate edasi algklassides ja mina ütlesin, et eriala inimesed, et see ei sobi. Ja esimene asi ta küsis, tähendab pioneerijuht tohtis anda 6 tundi. Nii. Ja ta küsis ainult minu käest, et kas sa ei taha või. Ma ütlesin, et see lihtsalt ei sobi, kui on eriala inimesed majas ja et mina nüüd ilma erialata. Ja ta ütles, et kui ei taha, tõmbas 2 tundi maha, 4 tundi ei oligi. Nii et kord oli siin, ega siin oli ka huvitav. Jaa. No jah, teie ajal oli, Palk oli sel ajal ikka veel siin Kadrinus. Sõjalise õpetaja. Ei, meil Raimot, teil ei olnud temaga. No jah. Kui iseloomustada teie tööd ühe sõnaga, siis oleks see vast Vainupea. Milline on teie esimene mälestus Vainupeast? Vainupeast? Esimene mälestus ikka Vainupea on. Esimene mälestus oli Vainupeal see, et need telgid sai ja esimesed öösel me ju jälgisime ju ikka, vaatasime lapsi ja ikka see telkide lugu ja mida ma Vainupeast veel, mis mulle väga meeldis, oli see, meil oli ju, kui me sinna jõudsime, siis süütasime elulõkke. Ja niisugune kord oli, et kui elulõkke kustub, siis laager on läbi. Nii. Ja see oli ööd ja päevad. Nii et igale öösel oli vähemalt iga 2 tunni tagant olid lapsed valves ja siis nad vahetasid jälle järgmised, neil oli see teada. Teada millal keegi. Ja Põima, selle sõjaväeosaga oli meil ka side. Nii et Põima sõdurid käisid koertega ja nemad, kui oli see öövalve oli, siis nemad väga sageli tulid ja istusid lõkke ääres. Ka soojendasid ja tegid oma aega parajaks, sest nemad pidid minema sinna või nende territoorium oli kuni selle mastini. Vanainimese ütlemine, nimetavad meelest ära. Selle tähendab tuletonnini. Jah, nemad käisid.
ja siis nemad käisid seda randa mööda, käisid ja siis tulid, vaatasid, lõke põleb ja, aga ikka Vainupea on ikka jäänud niimoodi, et me tõesti igal aastal käime Vainupeal. 2 korda vähemalt, jah. Ja niimoodi on, ma tuletan ikka, kui lastega saame kokku, et need tuletavad ikka neid aegu meelde. Need olid toredad ajad, jah. Aga lõkke juures üks valvur istus siinpool, teine valvur, või kas istus või tegelikult. Üks valvur oli siinpool, teine oli siin, teisel pool ja siis nad ju nägid, kes tuleb või kes ei liigub, nii et selliselt oli. Te siin ennist mainisite ka, et kuna Vainupea oli piiritsoonis, et siis oli ka siis olid need load olid, tsoonilood olid ja seda käidi kontrollimas. Vaata, teie ajal seda õpetajat enam ei ole, ajalõpetaja oli Helvi Kossõllo. Nii, ja ma tean, et ükskord ta ütles, et praegu, et peitke ennast ära, et praegu tuli kontrolli ja kontrollib neid piiritsooni lube. Jah, nii et me saime sealt Rakverest, saime need load. Ja Vainupeal sai igal suvel ja see oli ju esimesel aastal, kui me Vainupeale läksin, siis oli kas 98 last oli laagris. Jah, nii et ta oli tore koht. Ja nüüd me käime vähemalt igal aastal pojaga. Käime igal sügisel ja igal kevadel käime Vainupeal. Ja seal on muutunud muidugi palju, sellepärast kõik on, sel ajal oli niimoodi, et Inno Rein oli see, kellega me koos seal tegime. Jah. Ja pärast oli muusikaõpetajal üks Tare Navello. See oli Viru Jaakopist. Ja näiteks WC-d ei olnud. Tõrva papp, maa sisse oli auk, Rein organiseeris poistega ja Tõrva papp oli ümber ja toitu tegi üks kokatädi, nõmmetädi oli kokatädiks ja pliidi raud oli, kas sadas või ei sadanud, ta tegi siis süüa meile, ise aitasime ja vett ei tohtinud jõest võtta, sel ajal ei tohtinud, vaid me käisime naabertalust, poisid vedasid vett ämbrite ja Veeborni, teate võib-olla, Veeborni see Valter oli hea mees ja andis meile käru, koolil ei olnud käru. Ja siis käru, ikka sai, kui käruga juba sai vett tuua juba sinna peale, siis oli poistel kergem. Ja laste sõimes ma töötasin Leida Veerborniga koos. Jah, me olime, tema oli tädi seal ühes rühmas. Nii et meil tuttavaid on. Aga selle Vainupea ajast, mis on mul, tähendab, mida ma meenutan, me ütlesime küll telgid, et meie sellel aastal siis Eeva Teedmaa oli tööõpetaja ja tema siis aitas ja vedasime telgid siis autoga veeti siis sinna, nii et esimene aasta elasime telkides juba, aga aasta arvu ma enam ei mäleta ja see oli nii. Ja ja muidugi sellest Vainupeast tähendab lastele jäid ka väga head mälestused, sellepärast, et isegi 12. klassi, ei 11. klassi oli siis, 11. klassi tüdrukud, need tulid riigieksamite ajal, tulid sinna õppima
hommikul sõitsid bussiga, õhtul jälle tagasi, nii et Vainuka meeldis lastele väga. Olete käinud muidugi? Oleme. Muidugi muidugi te olete, jah. Ja seal olid meil oma just traditsioonid olid, et õhtuti olid meil siis lõkkeõhtud olid, aga mere äärde tohtisime minna ainult õhtul kella 10-st hommikul kella 7-ni vist tohtisime mere ääres olla, aga ei tohtinud, et ükskõik kust kohast lähed, vaid jalgrada läks, sest sõdurid käisid ja kontrollisid seal ja nemad siis õhtul riisusid veel selle raja üle, et jälgi ei oleks. Nii et Vainopeaga on jah. Ja Vainopeal oli just põhiliselt oligi Reinino oli ja siis oli, Imbi oli ka vahepeal ja siis olid, Mai oli muidugi, Fäälmann Mait, te teate, eks ole. Pisik tüdruk. Jah, nii et oma kindel rada, kus me tohtisime kõndida. Nii et kord oli niisugune sel ajal. Ja siis õhtuti olid siis lõkkeõhtud olid ja siis iga rühm valmistas siis mingisuguse eeskava ja laul oli muidugi, et Rein oli, siis tänu sellel oli laulu meil seal väga palju. Et selles suhtes oli tore. Kas teil mingid sekeldusi ka nende piirivalvuritega juhtus? Ei, need olid toredad poisid olid jah. Ei, koertega nad käisid, demonstreerisid, mis koerad oskavad teha ja just see koertega oli. Ja me ise käisime ka Põimas oli see sõjaväeosa. Ja me käisime laagriga, käisime Põimas ka jah. Nii et ei, mingit sekeldust ei olnud. Varasemalt toimusid siis need laagrid või malevad siis Auksis ja Karepal, aga kuidas just see Vainupea? Jah, enne Vainupead. Tähendab, kas oli aasta või 2 enne seda oli, kas ei olnud mitte Viitnal? Võis olla ka Viitnal. Minu teada Viitnal olid, sest Ilvi Kossõldu, tema ikka rääkis jah, et Viitnal oli, aga Otto Ammer ja siis see internetkooli suvila on seal samas ja Sillar oli Otto Ammeri sõber. Ja see siis organiseeris, see oli, Gordoni maja oli see ja lapsed käisid ise, tegid ÜKT oli sel ajal ja käisid ÜKT-d seal ja tegime suvel korda ja niimoodi jah, me saime selle Vainupea. Aga no see on nüüd täiesti, nüüd me käisime üks paar kuud tagasi, just käisime ja siis oli üks meie praegune õpetaja, oli seal oma tütrega Rummi Rita. Aga siis tema näitas kõik toad, me käisime läbi. Nii et seal on tehtud väga palju ringi. Ma loen ette väljalõik ajalehes Punane Täht 8. juulist 1975. No, palun, meeleldi kuulan. Tsiteerin. Mõnus on suvel Vainopea rannas. Kerge meretuul jahutab päikesepruuni kehaseid. Rannaliiv puude all segamini männiokaste ja käbidega kõrvetab pagaluseid. Ja vesi pisut soolane, pisut karge, kes suudab sellisele meelitusele kaua vastu pidada. Päris kalda lähedal on 2-3 maalilist rändrahnu ja nende juures väike saun. Kaugemalt puude vahelt paistavad telkmajakesed. 1, 2, 3, ühtekokku 15. Keskel lipuväljak ja lõkkeplats. Lähedal on katusalune ja selles pliit. Need on nüüd juba tehtud. Need on hilisemad. Need ei olnud minu ajal. See on köök.
ja sinna on üks pisike lind endale pesa ehitanud. Kas, tsitaadi lõpp, kas see on täpne kirjeldus Vainopeast või lisaksid oma poolt veel midagi juurde? Seda ma võin ainult öelda, et siin on öelnud väike linnukene, aga siis, kui tehti juba pliit ja oli korsten ja siis oli Kalju Viise oli meil siin koolis töötas klassivälisena. Nii, jah, ja tema tuleb ja pliit tõmbama ei hakka. Ja siis, mis tuli siis välja, üks part oli korstnasse kukkunud, tema võttis sealt välja. Nii, et ei olnud väike lind, vaid oli kohe suur part. Ja. Aga seal Vainupea rannas praegu, nüüd kui me käisime, no sinna on, eks seal on neid, noh, ma ütlen, et see tänu sellele Sillarile, see Vainupea Kadrinile koolile sai ja tänu sellele on siis selle Sillari lapsed on ehitanud sinna oma väga ilusad majakesed ja see on ühesõnaga nagu nendele ja tipp-topp on. Ja siis ja seal on paadid on, ma arvan, et see on nende omad ja nad on teinud seal ka pingid, randa pingid. Jah, et eks nende lapsed ja lapselapsed ole siis teinud muidugi seal ja. Nii et muidu need asjad on kõik õiged asjad. Nii et minu poolt on, mina ei oska midagi. Kadrina Keskkooli pioneeride telklaager oli Eesti esimene malevlaager. Kas teistest rajoonidest käidi Vainupeal uurimas, et kuidas laagrielu toimib? Ei no side oli meil muidugi oli, Kundaga oli side, Rakvere esimese keskkooliga. Maaritsa oli meil malevnõukogu esimees ja siis Rakveres oli ka üks tuttav. Aga tegelikult malevalaagrina tõesti, ega sel ajal ei olnud koolides. No väikses koolis nad lihtsalt ei tasunud ära. Ja toitlustamine, see oli kõik ju kooli poolt, ainult et sealt Virus käisime kartulit, korjasime küll ise. Jah, kui sealt toodi. Aga muidu ega lapsed ei maksnud ega mitte midagi. Ei pidanud, kõik oli tasuta oli ja. Nii et. Aga hiljem oli siis niimoodi, et hiljem hakkasid seal käima, tähendab, kui see malevalaager lõppes, et laps enam ei käinud, siis ju õpetajad käisid ja, aga nüüd nad peavad vist maksma. Nüüd ta kuulub valla alla. Vist Salep vist tegeleb sellega vist, jah. Aga ja nüüd on, ma ei tea, kui suur see maks küll on, aga ei, sel ajal oli siis niimoodi, et õpetajad käisid seal suvitamas ja keegi ei. Ja isegi vahepeal oli selliselt, et kokatädi veel viidi sinna, et see tegi veel süüa ja nii, et Vainupea on olnud. Kadrina koolile on ta. Ja nüüd on ta vald. Ma ei tea, kes seda asja organiseerib, kas vald organiseerib sinna. Nüüd, kui me käisime üks paar kuud tagasi Rummurita, kui ta viis, siis igatahes üks köögist tegi süüa. Kas see oli siis mõni külaline või, no see renditakse välja muidugi, ja. Nii et selliselt. Need head mälestused on kooliajast, mis sest, et 22 aastaselt sai hakata ja 91 praegu juba 2 jookseb juba. Nii et tuleb järgi teha. Just. Meenub sellest ajast,
tähendab, et õpilasi oli palju ja nende hulgas oli ju väga palju neid, ma võin nimetada, see oli selle all täitsa nimetamisväärt aktivistid. Nii, ja me käisime kokkutulekutel, nii et meie võistlesime tavaliselt esimese keskkooliga. Nemad olid siis nendega, oli meil niisugune side. Nii, ja siis meie käisime vabariiklikul kokkutulekul, meie kool. Esimene kord saime 6. koha, teine kord saime 8. koha, teisel kui järgmine kord ja viimane kord jäime teiseks paari punktiga. Muusikakool võitis meid. Nii et ja siis preemiaks olid siis sellel koondrühmal, kellega me seal koos olime, preemia oli siis Moskva reis. Jah, nii et meil oli sõpruskool oli ju sealt Moskvast ja seal me ööbisime. Nii et seal siis ja mina sain preemia reisiks, et lapsed käisid Moskvas, muidugi mina käisin ka, aga mina sain Saksamaa reisi. See oli 81. aastal, oli kui esimest korda, siis käisin Saksamaal. Aga see oli sõprusrongiga. Nii, aga siis tublid tüdrukud olid agiitbrigaadis. Ja teate, milline oli ikka tõesti selle aja kord. Agiitbrigaadi sai preemia, me saime vabariigis esikoha agiitbrigaadiga. Ja meie preemia oli jällegi 10 õpilast tohtis saada Saksamaale, oli võimalik saada. Aga nendest 2 tõmmati maha, sest käidi vaatamas. Ja mis viga oli? Üks tõmmati maha, sellepärast ta on praegu väga tubli tüdruk. Ja, et isa pärast. No ütleme, nagu selle öeldi rahvavahendlane või ta oli, jah, et isa pärast ja teine, see töötas kaua siin Kadrinas. Teine oli natuke vormikas, tähendab ka välimust vaadata, et ta ei olnud nii sale, nagu oleks pidanud olema. Vot, jah, praegu. Nii et Tallinnast käis mitu, kas 3 vist käidi kohe vaatamas ja vaadati lapsed üle ja siis oli, keda siis lubati. Nii. Aga kuidas seal Saksamaal, kus te ära käisite? Saksamaal käisime seal Anne Franki. No see oli ju, te ei tea, see oli ikka nõukogude ajal oli. Aga Saksamaal me olime lihtsalt hotellis. Meid majutati hotelli ja toideti ja võeti väga kenasti vastu. Aga kõige huvitavam oli see, et meid pandi ühte bussi, Moskvas käisime enne ja Moskvas olime moldavlastega koos, aga Saksamaal pandi aserbaidžaanlastega. Aga bussijuht ikka ütles, need oli nii jutukad ja lärmakad ja lauljad ja bussijuht, no see oli sakslane oli ja tema ütles, et hakake teie eesti keeles laulma, et muidu ei tulegi lõppu sellel. Nii et aserbaidžaanlastega, neid oli ka palju, nii et nendega olime koos. Aga kuhu teid seal Saksamaal siis? Koolides me käisime ja siis me käisime seal koolides oli, ikka mitmes koolis me käisime, jah. Nii et õpilased võtsid seal kenasti,
nendel oli oma vorm juba selle all, no meil oli ka siis juba vorm. Meil oli need ruudulised tüdrukutel olid jah, ruudulised seeliputelid ja aga nende kooli nimesid ma ei. Aga Raekojas käisime ka, meid viidi, need viisid siis Raekotta. Ja Raekojas oli isegi tehti aserbaidžaanlastele ja meile eestlastele tehti ilus õhtu, aga täpselt kell 12 lõpetasid ära, ma mäletan, et koolidirektor, see veel mängis akordioni ja laulsime Läänemere laineid ja mis me seal kõik laulsime. Nendel oli need kõik tuttavad laulud juba, jah. Nii et ja peale selle, see oligi üks viimaseid oligi see agiitbrigaadi ja need, muidugi Leedu ja Läti ja need sõpruskohtumised, need olid küll ju kogu aeg olid. Aga peale seda siis mina olin esimene, kes sai tasandusklassid. Enne seda oli Väike-Maarjas, Väike-Maarja kadus ära, sealt saime veel õpikud. Ja ma ei tea, kas arendus või tasandus, neid nimetusi on palju, ma ei tea, kas enam. Nüüd on natuke teistmoodi kõik need nimetused. Jah. Ja huvitav oli see, et seal olid põhiliselt poisid. Lõpuks jäi üks tüdruk Rakverest käis. Kõik olid poisid, aga need olid toredad poisid, nad olid, ma ei ütle raskest, vaid keerulistest peredest olid. Ja nad väga usaldasid, mulle nii meeldis just see, et nemad näiteks minu käest, ma toon nüüd ühe niisuguse näite, et küsisid, et kas mina olen päikeselikööri saanud. See ei ole, ta ütles, et aga kui see võimalus on kasutada ära, võta see on hea ja magus. Eks see mingi liköör siis oli. Aga nemad teadsid kõiki, et nemad soovitasid ja õpetasid mind selles suhtes. Ja teine asi, siis need esimene klass oli ja üks Roela poiss, üks Andres, lihtne maapoiss, ma ei saanud täisid pähe tema käest, ega seal kõik oli niisugune aeg oli. Ja tunni ajal ma ei istunud, aga tuli vahetund, lapsed läksid välja, siin alumisel korrusel oli see klass oli. Ja see Andres ei läinud, jäi minu selja taha. Ja see ei lähe mulle elades meelest. Tähendab, kõige suurem tunnustus minul tööaja jooksul ongi Andresel. Ta oli niimoodi, ta seisis mu selja taga, tal oli niisugune suur käsi, maamehe käsi, lõi mulle patsti õla peale ja ütles, sa raisk, küll sa olid tubli, et sa mulle nii hea tunnistuse tegid. See oli üks aga see oli kodune keel oli. Nii, ja kevadel, siis nad läksid kõik oma koolidesse tagasi. Ja ta oli siis, mõne matemaatikavihikus oli jäänud tühi leht, ruuduline leht oli ja ta oli joonistanud, ega ta annetega midagi ei olnud, oli ilusa lille joonistanud ja sinna taha kirjutas, et ela ilmas kui lind, pea meeles ka mind. Ja mina pean teda tänase päevani meeles. Ja nüüd alles oli üks kuu aega tagasi, otsisime internetist pojaga, et kas leiame kuskil selle Andrese. Ja leidsime, ta on Tallinnas ja töötab mitte kõige lihtsama koha peal, vaid ma ei mäleta, mis tähendab, jah. Nii et ma tõesti täitsin tema soovi. Nii et peale Andres oli niisugune tore poiss. Aga just mulle meeldis see, et see tuli südamest. See ei olnud maha pärast. Ja just see patsti see õla peale löömine ja tal oli see.
jah, aga siis me tegime ise tunnistused ja siis muidugi temale sai kirjutada ikka, et vaat selles oli tubli ja seda harjutab veel ja noh, niimoodi ja hea tunnistuse. Mida ma tahaksin praegustele õpetajatele, mina olen nüüd 91 praegu. Jah, ja töötanud olen siis juba 20 aastat, ma olin 20, kui läksin tööle. Eluaeg tööd teinud. Jah, ja ma tahan öelda, et tänapäeva ma kuskilt kirjutasin niisuguse rea, et püüa mõista ja olla mõistetav. Vaat seda võib tänapäeva õpetajatele ka öelda. Püüa mõista ja olla mõistetav ja sellepärast saigi vastu pidada. Jah, ja tõesti, nad olid rasked, keerulistest kodudest ja kõige toredam oli veel nüüd, kui oli see õpetajate päev oli, siis meid vald kutsus ka siia rahvamajja. Ja üks minu aegne õpilane, ta on väga kõrge koha peal praegu, ta tuli, ta tegi mulle väikese kingituse, purgtee Nettel kinkis ja laskis veel koos, pildistasime. Ja ta ütles, et ma olin talle ema eest. Vaat see oli juba midagi. Ja ega nendega, vaat sel ajal oli ju veel niisugune komme oli, et mingi tähtpäevade puhul toodi lilli. Ja siis üks leikude poiss oli, ta elas seal leikude majas, seal ei ole peenreid ega midagi ei ole. Ja tema tuli ka klassi ja võtab kotist välja ka lilled ja ütleb, et ma kraavist korjasin, mul maja juures lilli ei ole. Nii et ta tõi mulle lilled. Ja siis ta oli juba kas 4. klassi poiss. Nii et tõesti, ja veel, siis see oli üks Rakvere poiss oli ja selle ema töötas seal 3. keskkoolis õpetajana. Ja ma arvan, et see ema vist organiseeris, ta tõi kinkekaardi ja ütles, et ma ise siis ostan, mis ma tahan. Ja ma ostsin mingisugune, nii nagu Vene odekolonni, ei mingisugune, jah, oli lõhnaõli, oli odekolonn oli ka. Ja siis, kui mul oli see ostetud ja siis ma tõin poistele, et poisid teavad, millise lõhna nad mulle kinkisid. Ja nemad tegid siis mulle niisuguse ettepaneku, ütlesid, et kui sa tööle tuled, siis pane alati on seda peale, me juba eemad tunneme, et sa tuled, et siis me oleme head lapsed. Ja ei, nad olid head lapsed. Lõpetuseks võib-olla küsikski, et millisena te Kadrina keskkooli tulevikus näete? Mina tahan, et ikka keskkool oleks edasi. Minu soov oleks niisugune. Sellepärast, et siit käib ju ümbruskonnas on ju palju külasid, kus lapsi käib palju ja miks nad peavad siis bussidega sõitma ja ikka käigu siin. Vot. Nii et teil on kõik need möödas. Mis aastal te lõpetasite? 2022, 3 aastat tagasi. Õige poeg vaatas just ühel päeval internetist, et 3 aastat tagasi. Nii et teile igatahes mina soovin ilusat sügist ja kõike head. Aitäh teile ka. Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada.
Neeruti seltsi taskuhäälingu 16. saade on eetris juba 5. novembril. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põlgudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Nüüd põlgudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saa.